Vau, aamen selle peale. Vau, teate, kui sa oled põhikooli või gümnaasiumi õpilane, siis ma arvan, et sa ootasid seda PP-d väga. Ja ma olen üsna kindel, et sa ilmselt mõtlesid võib-olla, et vau, et kui koolivaheaeg jõuab lõpule, et sa saad tulla siia Tallinnasse, siin on inimesed koos ja tunda seda festivali vibe'i ja siia tulevad sõbrad kokku ja võib-olla sa kohtud mõningate uute inimestega. Ja võib-olla sa näed seda lahedat kutti, kellest sa oled unistanud aasta aega, et äkki sa näed jälle seda PP-l või võib-olla sa näed äkki seda lahedat tüdrukut, keda sa oled sotsiaalmeedias jälginud või noh, PP-l juhtub asju vahel. Aga ühesõnaga, ma olen mega õnnelik, et sa oled täna seda PP-d vaatamas ja ma usun, et sellest juba on saanud midagi väga lahedat ja Jumal on võinud sind puudutada. Aga kui ma peaksin ennast tutvustama, siis mina olen Lisette. Ja mulle üks veider asi, mida ma tahan välja tuua enda kohta, on see, et mulle hullult meeldib kududa. Ja lihtsalt siia ekraanile ilmselt tuleb üks pilt ka kohe, et kui mina peaksin praegu istuma seal samas ekraani taga, siis ilmselt, mida ma samal ajal teeksin, on see, et ma kindlasti kooksin, sest et muidu see oleks lihtsalt, ma ei saa öelda maha visatud aeg, aga siis ma saan nagu teha seda, mida ma hullult fännan. Nii et üks selline veider asi võib-olla minu kohta. Aga meie tänaõhtune teema on usu läbi koos Jumalaga. Ja ma tahaksin täna jagada mõningaid mõtteid ja kindlasti see on muidugi hästi lihtne teema, mida siin mõnikümne minuti jooksul lahti pakkida ja selgeks teha. Aga tõesti, mul on hea meel, et sa oled sellest osa, nii et palun ära mine kuskile võikut tegema praegu, vaid lihtsalt olemegi kaasas ja mõtle täiega kaasa. Mis on usk sinu jaoks? Usk ja uskumine. Kui sa mõtled usu peale, siis ma ei tea, kas sa oled kristlane või tulid sa juhuslikult seda vaatama, sa tegelikult ei tea Jumalast mitte midagi, siis ma arvan, et sul nagu mingisugused arvamused või mingi mõte sul tekib usu kohta. Mis on olnud sinu elus need hetked, kus sa oled pidanud uskuma midagi või kedagi, et mingid asjad äkki üleloomulikult kuidagi juhtuvad paremini. Võib-olla see on olnud mingisugune kontrolltöö, kus sa tead, et sa ei ole piisavalt õppinud selleks ja siis sa mõtled, et sa usud, et äkki sul kuidagi sa saad selle läbi. Kui sa mõtled, et see on mingi suvakas aine, millest sul nagu väga sind nagu ei huvita ka. Või võib-olla see on olnud mingisugune tööintervjuu, kus sa usud, et äkki kuidagi see on see töökoht, mida sa võiksid saada. Ja ma võin siin tuua erinevaid näiteid, aga ma arvan, et me kõik oleme elus kogenud seda, et kui sa usud midagi, siis et sünnib mingisugune parim asi sinu elus. Isegi kui sa seda ei näe, kui see ei ole nähtav. Ja ma tahaksin kohe sukelduda Piiblisse ja vaataks koos Heebra kirjast ühte lauset, mida see meile usu kohta ütleb. Ja Heebra kiri ütleb nii. Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Ja see on usu definitsioon Piiblis. Ja ma arvan, et kui ma olen selle nüüd ette lugenud, siis ilmselt me saime sellest aru ja ma võin nüüd siit lavalt lahkuda ja meil on kõik selge, eks ole, väga tore. Aga teate, kui ma olen aus, siis mina kristlasena olen pidanud elus seda lauset väga palju kordi Piiblist lugema, et üldse aru saada, mida see tähendab. Usk on loodetava tõelisus ja nähtamatute asjade tõendus. Teate korraks, ma jäin mõtlema üks päev ja ma mõtlesin, et ma tahaks, et teie ka korraks mõtleksite, et see, kus me praegu elame, see ei ole üldse lihtne aeg. Ma arvan, et meil on kõigil olnud samad väljakutsed ja me tegelikult usume praeguses ajas väga erinevaid asju. Ja mul on selline tunne, et vahel me usume midagi, me loeme, me kuulame, me vaatame, me toidame ennast mingisuguse infoga, mille osas me ei ole päris kindlad, kes võib olla selle allikaks, aga kui see meile meeldib, siis me usume seda tõde, mis sealt tuleb. Ja siis me võib-olla räägime seda mingitele inimestele enda ümber ja siis nemad mõtlevad, jaa, see on täiega tõde, mis sa räägid, jaa, nii ongi. Ja siis korraga sa võidki enda ümber luua mingi uskumuse või veendumuse ja mis me praegu minu meelest ühiskonnas on juhtunud, ongi see, et neid väikseid uskumusi ja veendumusi, neid pallikesi või mulle on kuidagi hästi palju, hästi erinevaid. Ja siis me omavahel kuidagi need pallid põrkuvad ja see on üks täiesti suur segadus. Ja me kuidagi oleme ennast mõelnud täiesti nagu lolliks lihtsalt. Ja
ja millest see tuleneb, siis mina julgeks öelda, et see tuleneb sellest, et meil ei ole kuskilt kinni haarata. Meil on nii suur segadus, et me ei saa enam aru, mis see tõde siis on, mida me siis uskuma peame üldse. Ja mina julgeksin öelda, et meie Eesti ühiskonnas meil on puudus Jumalast. Jumalast, kelles on tegelikult kõik see tõde ja väärtused olemas. Ja täna ma tahakski tegelikult rääkida sulle natuke Jumalast, Jeesusest ja Püha Vaimust. Kui sa oled kristlane, siis ei midagi uut sulle. Aga samas mina olen oma elus kogenud, et ükskõik kuidas ma üritan Jumalast kaugemale minna, siis Jumal saab mind alati kätte. Ma ei pääse ta käest mitte kuidagi. Sest kui ma olen otsustanud kord Jumalat uskuma hakata, siis Jumal on jäänud alati minuga. Ja ma tahaksin korraks peatuda Jumalal. Me kristlasena usume ühte Jumalasse. Me usume, et Jumal on isikuline vaim. Et on keegi, kes on teadlik oma eksisteerimisest ja et ta tegutseb väga-väga teadlikult. Ja Piibel ütleb meile, et Jumal on kõige looja. Piibel ütleb meile, et sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu. Kõik on loodud tema läbi ja tema poole. Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas. Samuti me võime öelda, et ma loetleksin ette sulle mõningad asjad, mida mina olen õppinud Jumala kohta. Ma olen õppinud seda, et Jumal on täiuslikult hea. Me võime esimese Moosese raamatust lugeda, kuidas kõik, mis Jumal lõi, oli hea. Oli see valgus, oli see maa, algselt ka inimene, enne kui ta pattu langes. Sest et Jumala headuse all me mõtleme kogu moraalset täiust ja täiuslikkust. Ja sest et Jumalas on kõik moraalsed väärtused nii täiuslikul kujul üldse olemas, kui me oskaks ette kujutadagi. Siis mina olen õppinud seda, et Jumal on püha. Pühadus on Jumala selline iseloomu täius. Tema tegevuse lähtealus ja kogu selline nagu elustandard või õpetus ka meile, kes me oleme Jumala loodud. Siis ma olen õppinud seda, et Jumal on armastus. Ja teate, kristlus on tegelikult ainus religioon, kes räägib armastusest sellisel kujul ja kes ütleb, et Jumal ongi armastus. Ja Piiblist me võime lugeda, et Jumala armastus on meie vastu saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Armastus on Jumala igatsus jagada ennast nii kõike head oma looduile. Jumal tahab, et meie võiksime olla osaduses temaga selles armastuses. Ja tegelikult ma võiksin siin jäädagi kirjeldama, milline on Jumal, sest et mina olen nii kaua koos Jumalaga elanud ja teate, see on nii põnev ja see on nii äge, kui sa elad koos Jumalaga, siis sa õpid teda iga päev üha rohkem tundma. Ja siin mõni nädal tagasi ma pidin lugema üsna lühikese aja jooksul mitu raamatut läbi, mis räägivad Jumalast, sest et ma tegelikult õpin ka teoloogiat, ma olen teisel kursusel ja see oli üks äge väljakutse tegelikult. Ja teate, ma sattusin nii põnevilist, et ma sain aru, et ma tahan veel rohkem teada saada sellest Jumalast, kellega minul on isiklik suhe. Ja tegelikult, kuna ma olen Jumala loodu, nii nagu me tegelikult kõik siin oleme Jumala loodud, siis meil tegelikult on kõigil see igatsus peaks kuskil olemas olema, et me tahame oma Jumalast midagi teada saada. Ja selle koha peal ma siin nüüd jätangi selle kirjeldamise pooleli, sellepärast et ma arvan, et meil kõigil on midagi õppida ja igatseda teada saama, kes see Jumal siis on. Kas sul on temaga isiklik suhe või sul ei ole temaga isiklik suhe, siis ma kutsun sind üles, mõtle sellele. Kas sa tahaksid tunda saama, kes on see Jumal? Ja teate, kui ma olin laps, teismeline, siis ma tegelikult võtsin Jumalat üsna iseenesestmõistetavalt, sest et ma kasvasin kristlikus kodus, ma olin selle kõik kaasa saanud. Ma uskusin kõiki neid asju, mida ma siin ette loetlesin. Ja ühel hetkel mu elus oli see, kus ma mõtlesin, et mul ei ole väga palju sõpru, ma olin natuke võib-olla siuke veidrik ja imelik, aga ma ei mõelnud, või ma mõtlesin, et las see olla. Okei, mul ei ole sõpru, ma olen natuke siuke tagasihoidlik ja veider, aga ma olen otsustanud, et mina tahan järgida Jumalat, sest ma olen kogenud, et Jumal on hea ja ta on armastav ja ma tahan olla temaga isiklikus suhtes. Isegi kui mul võib-olla see maine elu on siin natukene siuke veider või ma päris ei oska nagu selle maailmaga siin suhestuda. Ja mul tegelikult oli see valik, et võib-olla
kui ma ei oleks olnud kristlane juba sel hetkel või kui ma ei oleks tundnud Jumalat sellisel kujul, siis võib-olla ma oleksin mõelnud väga, väga halvasti endast, võib-olla ma oleksin mõelnud, et äkki ma ei pea siin maailmas elama, võib-olla ma oleksin väga halbu ja suitsiidseid mõtteid enda kohta mõelnud. Ma ei tea seda täna, võib-olla Jumal hoidis mind selle eest. Aga ma olen tohutult tänulik, et ma olen võinud kasvada sellises kodus ja tegelikult ma tean, et see ei ole niisama. Ma olen õppinud seda, et ma olen aru saanud sellest, et ma olen 5. põlve kristlane ja see ei ole niisama, vaid see on Jumala arm ja ma olen nii tänulik selle eest. Ja vahel ma olen võtnud seda iseenesestmõistetavalt, aga mida vanemaks ma saan, siis seda erilisemaks ma seda pean. Et Jumal on hoidnud mind nii paljust. Aga kui ma räägin oma elust natukene edasi, siis kui ma jõudsin kuskile gümnaasiumisse, ma arvan, ma võisin olla mingi 16 või midagi sellist, siis ma ikka tahtsin käia ka pidudel ja gümnaasiumis mul tekkisid mingisugused sõbrad ja tundus selline lahe elu, aga samas ma mõtlesin, et nagu väga ei taha nendel pidudel ka käia, ma päris kindel nagu ei ole ka. Aga samas kaua sa ikka esmaspäeva hommikul kuulad neid ägedaid lugusid, kuidas jälle mingi klassipidu toimus ja mis lahedat pullivärki seal sai, aga mina ei ole sellest osa olnud. Ja mõtlesin, et no ma tahaks ka tegelikult teada, mis see maailm tegelikult on, siin on nii palju peidus. Ja mul on nii selgelt meeles, kuidas ühel korral ma läksin oma sõbranna sünnipäevale ja see oli tõesti äge pidu ja seal olid väga lahedad mu klassikaaslased koos ja väga lahedad inimesed. Aga ühel hetkel ma sain aru, et see ruum, kus ma viibin, siin on väga-väga palju erinevaid mõnuaineid. Ja ma ei hakka teile kirjeldama, mida kõike ma seal nägin. Ja korraga ma nagu mõtlen, et ma olin nagu enda sees kuidagi heitluses, et mida ma siis nagu peaksin tegema selles olukorras. Ma tahaksin proovida neid asju, sest et Jumal, sa ju tead, ma ei hakka neid tegelikult kasutama. Aga ma tahan nagu tunda, mis see maailm on, mida need asjad minuga siin teevad. Ja hetkel ma saan korraga aru, et ma saan aru, et see on patt, mida ma siin enda ümber näen. Ma saan aru, et need asjad ei ole mulle head, ma ei taha neid asju enda ellu ja see tundus mulle kõik nii vastik, mitte need inimesed, vaid need ained, mis ma seal nägin, ma mõtlesin, et see on nii vastik. Ja teate, ma sain aru, et see patt on see, mis lahutab mind Jumalast. Ma saan aru, et kui ma tahan, et minu see isiklik suhe Jumalaga võiks kasvada, minu usk Jumalasse võiks kasvada, siis ma ei taha seda pattu enda ellu. Ja võib-olla täna sinu elus on ka midagi, mida sa ei taha sinna. Kas need on mingid kiusatused, võitlused, mingid valed asjad, mis lahutavad sind Jumalast. Siis mina olin selles hetkes ja teate, ma sain aru, et mina vajan Jeesust enda ellu. Ja ma sain aru sellest, et ainult Jeesuse kaudu võib minul olla see täielik usk Jumalasse. Ja ma õppisin tundma seda, kuidas ma ei saa uskuda lihtsalt kristlikku õpetust, vaid et ma pean uskuma isikut ja selleks on Jeesus. Sest me võime mingisuguse õpetuse oma arusaamisega omaks võtta, aga isikut me saame usaldada ainult südame ja tahtega. Ja minu jaoks sai väga selgeks selline kirjakoht, mis ütleb, et aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse. Ja teate, see kirjakoht räägib sellest, kuidas kui sa võtad Jeesuse oma ellu vastu, siis sul võib olla igavene elu. Ja kui ma lugesin rohkem piiblit ja palvetasin, mitte selles peoolukorras, vaid lihtsalt üldiselt oma elus, siis ma sain aru sellest, et see, et Jeesus on ristil meie kõikide ees surnud, meie pattude ees surnud, meie eksimuste ees surnud ja tõusnud üles, siis selle kaudu mul võib olla suhe Jumalaga ja igavene elu. Ja ma sain aru, et minu usk saabki avalduda selles, kui ma alistun Jeesusele. Piibel ütleb meile, et kes usub pojasse, sellel on igavene elu. Ja mina sain aru, et ma ei taha mängida oma igavikuga. Ja kui sina oled täna selles olukorras, kus võib-olla sa oled kasvanud kristlikus peres ja ma tean, lapsena mu ümber oli nii palju peresid, kus oli nii palju kristlasest lapsi. Aga täna ma võin näha, et nii paljud nendest on Jumalast kaugele läinud.
võib-olla sa ei tunne täna Jumalat, võib-olla sa ei tunne, sa ei ole kohtunud selle Jeesusega. Võib-olla sa ei ole veel mõistnud seda, mis tähendab, et sul võib olla igavene elu. Aga siis ma kutsun sind üles, palun tee oma otsust täna, palun mõtle tõsiselt järele. Kas sa päriselt tahad mängida oma igavikuga? Aga teate, võib-olla kui ma siin praegu räägin, siis see tundub kuidagi hästi lihtne, et sa oled kristlikus kodus kasvanud ja tore, sa võtsid Jumala oma ellu vastu ja siis Jumalaga ongi nagu hästi lihtne elada. Sest et kristlastel ei ole ju kunagi raskusi, neil on Jumal, kõikvõimas Jumal, kes ju kõik raskused lihtsalt niisama ära võtab. Aga teate, see ei ole nii. Ma saan aru, et mida rohkem ma usus kasvan, mida rohkem ma janunen Jumala järele, siis seda rohkem ma vajan teda. Ja ma tahan jagada ühest olukorrast oma elus, kus ma sain aru sellest, et ma vajan püha vaimu. Ja teate, kes on püha vaim? Piibel ütleb meile, et kui tuleb lohutaja, kelle ma teile isa juures saadan, tõe vaim, kes lähtub isast, siis tema tunnistab minust. Püha vaim on see, kes tunnistab samamoodi Jeesusest ja Jumalast. Ja Piibel ütleb meile seda, et ma loen ühe kirjakoha veel, et aga lohutaja püha vaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina olen teile öelnud. Ja ma tahaks teile rääkida ühe loo, kus ma oma elus kogesin täiesti üleloomulikult püha vaimu ja ma tundsin, et ma väga-väga vajan teda oma ellu. Ma arvan, et ma olin kuskil gümnaasiumis ja see oli üks aastavahetus, kus me olime perega Hiiumaal. Mu isa on Hiiumaalt pärit ja me läksime oma sugulasi külastama ja oli üks õhtu, kus miskipärast me olime perega nagu kuidagi laiali, et vanemad olid ühte sugulaste juures ja vanem vend oli kuskil mujal ja mina olin oma tädiperega ja me olime oma tädiperega metsas matkamas ja meile hullult meeldib loodus. Ja see oli üks lahe matk ja see hakkas lõpule jõudma ja me hakkasime asju kokku pakkima ja hakkasime koju minema. Ja ühel hetkel tädimees saab telefonikõne. Ja ma saan aru, et midagi on väga-väga valesti. Ja me istume autosse ja tädimees on väga kohmetu, ta ei tea, kuidas nagu öelda, et milles asi on. Ja ta ütleb, et mu vanem vend on autoavariisse sattunud. Ja see kõik nagu üks suur hall osa, mis sealt nagu edasi tuleb. Aga kui me istume autosse ja me liigume koju, siis tegelikult me ei saanud muud moodi koju minna, kui me pidime sellest sündmuskohast mööda sõitma, kus mu vend oli autoõnnetusse sattunud. Ja mu vend Joonatan, kui sa praegu vaatad seda, siis ma olen väga tänulik sellest. Aga kui me olime seal sündmuskohal, siis seal on hästi palju vilkureid ja kiirabi on seal kohal ja seal on tuletõrje kohal ja korraga kraavis ma näen ühte autot, mida ma päris täpselt ei tunne ära. Ma saan aru, et see on see auto, millega Joonatan sõitis. Ja teate, sellest hetkest ma ei mäleta väga palju, ma mäletan seda 2 nädalat, mis sellele järgnes. Ja see 2 nädalat mu elus oli see aeg, kus faktid rääkisid enda eest. Ja need faktid olid sellised, et Joonatanil on ajuturse ja see aju varsti ei taha nagu sinna kolju sisse ära mahtuda. See teine fakt oli see, et tal on seljanihestus. Ja sellisel hetkel ma olin Jumala ees ja ma mõtlesin, et Jumal, tegelikult ma praegu ei tea, kas mul on vend või ei ole. Ja see tegelikult kestis 2 nädalat kokku. Selle 2 nädala jooksul me palvetasime perega ja ma teadsin, et mitmed inimesed me ümber palvetavad. Ja ma palvetasin, et püha vaim, sinu sõnas Piibel ütleb meile, et see on lohutaja vaim, kes annab meile selle jõu ja väe pidada vastu nendes olukordades.
ja teate, ma ei ole oma elus mitte kunagi tundnud sellist rahu, nagu ma nendel 2 nädala jooksul tundsin. Ma ei teadnud, mis tulevik toob, aga ma uskusin, et usu läbi Jumalal on oma parim plaan. Ja kui läks 6 aega mööda, siis tegelikult Jumala tervenemise läbi Joonatan läks juba kooli tagasi. Ja täna Joonatan on 3 lapse isa, ta on abikaasa ja ta on ühe koguduse juht, sest et Jumalal oli oma plaan temaga. Ja sellistel hetkedel me peame uskuma. Me peame uskuma seda, et püha vaim kannab ja püha vaim on see lohutaja. Ja teate, on 3 viimast väikest asja, mida ma tahan sulle öelda. Kui sa oled kristlane, siis sa tead neid tegelikult. Milline on sinu suhe Jumalaga? Mida sina usud, et Jumal saab sinu elus teha? Kas sa palvetad piisavalt? Kas sa räägid Jumalaga nendest asjadest, mis on sinu südames? Kas sa loed piiblit? Kas sa otsid, mida see piibel, see tõde ütleb? Kuidas sa peaksid elama ja kuidas peaksid oma usku Jumalasse kasvatama? Ja 3, need inimesed me ümber, me kogudus. Kui sa oled kristlane, siis kogudus on see, kes suunab meid juhtima, kes suunab meid sellele, et me õpiksime oma usku kasvatama Jumalasse. Ja aitab meil korrigeerida neid asju meie elus, mis võib-olla on valesti läinud või viltu läinud. Aga täpselt samamoodi on me ümber ka need inimesed, kes ei tunne Jumalat. Võib-olla sina täna ei tunne Jumalat, siis me tahamegi jõuda sinuni, et öelda, Jumal igatseb sinuga isiklikku suhet. Sest piibel ütleb meile ka seda, et minge välja, Jeesus on öelnud, et mina jätan teile oma missioni käsu, minge välja ja jagage evangeeliumit. Ja meie oleme täna siin selleks, et jagada sulle seda sõnumit nende 2 päeva jooksul. Ja tegelikult mul justkui ei ole sulle täna mitte midagi uut öelda, kui sa oled kristlane. Ma tahan su käest küsida, milline on sinu suhe Jumalaga? Mida sina täna usud? Kas sa vaatad täna Jeesusele? Kas sa küsid täna püha vaimult seda lohutust ja tarkust oma elu üle? Kas sinu jaoks usk võib olla see loodetava tõelisus ja nähtamatute asjade tõendus? Et isegi kui me ei näe oma eludes mingeid asju, aga kui me usume, siis me võime kogeda, et Jumal kannab meid läbi nendest olukordadest. Ja ma tõesti väga loodan, et need lood, mis mina olen täna oma elust jaganud, et sa võiksid nende kaudu küsida endalt, kuidas sina saad õppida midagi rohkem teada saama Jumalast, Jeesusest ja püha vaimust. Sest lõpuks piibel räägib meile armastusest ja ma arvan, et sellest on meile kõige rohkem puudu praegu. Kui sa armastad Jumalat nii palju, et ükskõik, mis su elus toimub, siis sa ei taha temast lahti lasta, vaid sa tahad joosta tema järele. Ma tahan lõpetada ühe piibli kirjakohaga, mis ütleb, armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligimest nagu iseennast. Amen.